Nii, oleme jõudnud siis Pärnust, esimene väike peatus on meil ja peremees naudib juba kohvi. Ja meil on siin üks proua, kes tuli meie juurde. Как вас зовут? Marina Šilova. Marina. Ja, и Marina занимается, teie poeg tegeleb kulturismiga, nagu selgus. Iga päev. No näete, ja selline äratundmisrõõm oli meil siin samas Tattuli jaamas Pärnus, kus me tulime siis ja inimesed tulid, ütlesid, et te tegelete vist spordiga, me jätsime täitsa sportlaste muljed, no tõenäoliselt dressid reedavad meid, et me tegeleme spordiga, aga no auto ka võib-olla natukene, auto peal on väikene selline logo ka, et siit auto pealt tõenäoliselt see on väike spikker, mis spordialaga poisid tegelevad. Aga Marina ütles jah, et tema poeg tegeleb kogu aeg Londonis just ja tegeleb ja tahab saada ka võistlejaks kulturistiks. No, Pärnus ja ta on Pärnakas ja tuleb 1. juuni, tahab suelda kogu aeg teiega. No väga vahva, no las ta võtab ühendust, vaatame äkki saab asja. Kuhu te ise sõidate praegu, Marina? Kus te teel olete? Te sõidate? Ma töötan praegu. Te oletegi Pärnus ja te olete tööpostil praegu. Aga 1. mai, töölisrahva püha, see peaks olema ju vaba päev, Marina. Te ikka töötate, te ei puhka täna? No muidugi, business on business. Business to business, vaatangi, väga vahva. Aga ma soovin teile kõike head, me ise paneme siit Leedu poole teele võistlema ja on teil mingid ilusad poisid, no kiitus, aitäh teile, Marina, super. Ilusat päeva, tervitage poega. Ja. Nagu näete, sellised vahvad inimesed on meid täna juba siin vastu võtnud ja me lähemegi siit nüüd auto juurde. Vaatame korra, Raigo istub rooli, Raigo süüa ei taha, tema ei tohi süüa. Mina küll olen selline, kes sööb ja vaatame, mis siis kulturisti kotis on ka. Vaatame korra toidulauda ka. Mul on siin see kott. Nii, selline koondislase kott, vaadake, üks ilusa logoga Reeboki kotid. Siin on Reebokile väike reklaam ka. Ja siin on siis sees head ja paremad, siin on 3 päeva toit tegelikult sees. Natuke see aimu saada, mis siis 3 päevaks inimene, kes läheb, sõidab kodust ära, mida ta kaasa võtab. See on hommikusöögiks, selline minu lemmik jogurt, 5%, see läheb hommikupudru peale. Nii, siis on mul, no kuulge sõbrad, Ott ilma munadeta välja ei lähe. Jätke see meelde, Oti munad jätkuvalt saadaval, ostke neid. Siis on meil klassikaline juust, see Otto oma, see on mul üks lemmikuid, selline, see läheb õhtul enne magamenekut. Nii, siis on mul tomatid, kurvid, ma ei hakka seda lahti kakkuma, aga siin on, see on täis, see kott. Nii, siis on hiirte juust, juustumas on iga õhtu praktiliselt leiva peale. Nii, siin on kanafilee sinktallegilt, nagu näete. Ilma sinepita, mahedamaitseline sinep, see on mul üks lemmikuid. See läheb mul leiva peale, sest ma kuiva leiva ei salli. Õunad, siis siin on puder, siis siin on tegelikult loomafileed terve 600 grammi ära tehtud, perenaine tegi sibulaga. Siis siin on riisi, siin on küll üks karbitäis, aga tegelikult mul on 3 kotti, 3 × 125 grammi kaasas. Sellega ma pean pühapäeval kuni võistlusteni välja tulema. Banaanid ja muidugi omavahel öeldes, siin on üks põhiasi, mul on tegelikult muhuleib. Muhuleib on see, te ei usu, te uskumatu, kui hea leib siin sees on. See on muhupagarid teevad ja ma ei hakka välja võtma, aga see on leivalõhn on juba autos sees. See on, seda ma soovitan. Nii et selline näeb välja kulturisti kott ja ega siin ei olegi, Raigo, mis sina seal teed? Mina suhtlen inimestega veel Eestimaal. Suhtled, väga tore. No nii kaua kui veel levi on, ma proovin selle video panna ka kähku ülesse. Nii et ega siin ei olegi, järgmine juba peatustub tõenäoliselt Lätis kuskil, eks ole? Ma ei sega sind. Ma ei pidurda. Ära pidurda. Kuule, aga pidurid ikka olid alles meil. Oli. Olid, väga hea, super.